Mul on keeruline välja tuua ühte kindlat hetke, kus tundsin ennast üksildasena. See on enamjaolt muutunud massiks. On näiteks hetki, kus olen kodus oma toas, ema on ka kodus, vend on oma toas arvutis. Nad on justkui olemas, aga tegelikult ei ole ka. Scrollin siis ja näen, et mingid inimesed veedavad kuskil koos aega. Mina teen seda aga viimasel ajal üliharva. Või kui koolis istun ja minu ümber elavad kõik edasi, ilma et mind märgataks. Lihtsalt näen, et teised on koos ja et neil on tore ja see miskipärast mõjutab mind negatiivselt. Sellistel hetkedel tekib tunne, nagu ei oleks õhku. Midagi surub sind alla ja tahaks nii väga sellest välja tulla ja kellegi poole pöörduda, aga ei tundu, et oleks kedagi, kellega rääkida. Aga ma olen aru saanud, et tegelikult just rääkimine aitabki. Kui olengi saanud lihtsalt kellegagi suhelda, eriti just näost näkku. Olen leidnud mõttekaaslasi, kes saavad aru, mida ma tunnen. See kõik on rohkem nagu leevendus, aga see aitab siiski. Üksildus võib olla igaühe jaoks erinev. Ühte kindlat rohtu üksilduse vastu pole, kuid igaühel meist võib olla oma rohi.